Tere! Ma tahaksin selle osa alustada sellega, et rääkides, et mu Uploadscripterist, sest ilmselt olete märganud, et kui ma alustasin selle kanaliga, siis oli mul umbes üks video nädalas. Muidugi ma teadsin, et ma ilmselt ei suuda seda iga nädal ühe video, aga seest ma usun, et üks video kuus on nad seal liiga vähe. Jaa, nagu te teate, siis on tulemas eksamid. Muidugi meil ei ole neid eksamid, aga meil on siiski muud eksamid ja arvestused. Ning enne suvevaheaega ma eeldan, et te just eriti palju videoisi näe. Aga pärast suvevaheaega peaks tulema, no ütleme, et vähemalt üks video 2 nädala jooksul. Ja siis peaks teisi inimesi ka rohkem olema. Aga see öeldud, jätkame oma videoga. Tere tulemast tagasi järgmisesse osasse meie maa. Jah, timelapse või kiirloop, mida te just nägite, oli siis rauatehas. Rauatehase ümbris pigem, sest ma plaanin kohe ehitada siia sisse ka midagi, mis toodaks ka rauda. Jah, see on üks neist majadest, ilmselt olete märganud eelmistes episoodides. Need valged joonised siin ja seal, need tähistavad siis selliseid teisi tehase maju ja asju, mis ma plaanin ehitada, ja siis see on just üks neist. Selle mu kõige lemmikum ehitis, aga kui ma ehitasin seda, siis see tundus mulle palju halvem, kui see lõpuks välja tuli. Pealegi ma plaanin seda võib-olla mõnest küljest natukene paremaks teha. Aga nüüd tuleb sisemuse kiirlup. Sain sisemuse ka nüüd valmis. Ma lisasin selle ka vahepeal, seda on nüüd selles kiirlupis näha. See number on katki, ärge seda vaadake. Ma pean ootama, et me saaksime serveris uuendada, sest siis praegu see kivi farm siis
viskab pool kivi lihtsalt lavasse. See on mingi tükk aega probleem olnud, aga uues update'is see parandatakse ära. Aga noh, nüüd meil on rõuafarm. Ja teine asi on, et need tüübid ennustada teadru liigutasid oma puufarmi siit ära. Nii et see on kuskil 7 mere taga, ma ei viitsi sinna minna, nii et ma teen iseenda oma siia. Jah. Muidu Simon tahtis rääkida, sest kuna me võtsime selle ehitise sealt maha, et siis mingi kõrtsu või midagi sukest kuhugi sinna kanti ehitada ja siis ta tahab minu abil sellega. Noh, järjest võiks siis ka appi tulla. Okei. Mulle ma tahan nüüd ehitama. Mingid asjad siia. Just äkki pärast siia. Okei. Ma tean, et sulle ei meeldi praegu, aga sa võiksid boileri jaoks teha eraldi maja. Ma tahangi hiljem teha. Ja siis ma viin nagu selle ühest boilerist kõikjale. Ma pean mingi korraliku boileri tegema, sest ma ei tea, sest ühel hetkel see boiler, mis mul seal olnud on seiskus lihtsalt, sest sa ei saanud piisavalt laavat. Ma just ümberkasin, et ma ei olnudki videos kordagi, et see maja ei ole tegelikult minu tehtud. Noh, selles mõttes, et ma ehitasin selle, aga see ei ole minu disainitud, sest kõik need ja need tehased on ka minu tehtud. Aga mitte, need tehased on minu disainitud, aga see ei ole. Selle, ma panen kindlasti descriptionisse ka videolingi, kes on huvitatud, aga selle maja tegelikult disainis Big Tony MC. Ehk siis, et kes on huvitatud, siis võib vaadata descriptionisse. Mingi tavaliselt, selles mõttes, et tavaliselt ma ei tee tutorialit järgi, kuna noh, mulle meeldib ise teha, aga ma ei suutnud disainida ise. Nii et jah. Simon küsis mult, kas ma tahaksin selle kõrtsu jah, siis sisemust teha. No, ju siis võib usu, et see vana maja. Kõik see cooking võiks siia majja tuua. Mis see vana maja? See väike seal. See on normaalne maja, minu arust see on farmi maja. No tõsi. See siin on lihtsalt nagu dekoratiivne minu arust. Et siin oleks. Okei, edasi tule olema. Et see nurk võiks olla siis mingi kööginurk. Siin trepi juures. Peaks kuskil kamin olema. Siin. Jaa. Siin on korsten ju. Ja see on perfektne koht ja siis siin ümber esimesel korrusel veel hakkab olema mingid istmekohad, kus saab süüa ja niimoodi. No siis teisel korrusel hakkab lihtsalt mingid.
aga kui teil on ideid, mida siia üles ehitada, siis kommenteerige. Aga ma arvan, et sellega ongi see osa lõppenud. Näeme järgmises osas.